Tervitus, Merike siin. Toredat jaanipäeva nädalavahetust teile kõigile. Eile oli nagu megavihmane ja täna tundub, et on täitsa oki-toki. Teate, mis on nüüd metsas vahepeal juhtunud? Ma käin iga päev 2 korda vähemalt metsa jalutuskäigul ja siin on nii palju kukeseeni. Ja õige kukeseene, oota, kuidas see on? Oota, õige kalamees ei ütle, kus kohas tema see issand kalastuskoht on va. Ja siis samamoodi, mulle väga meeldib seeni korjata. Ma vaatan, kas ma saan teile näidata. Vaata, kas te näete? No, küll te näete. Siin on nagu mega palju. Ja, aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Tuleb jälle selline segapudi, mis on video, jah. Metsa sellised videod ongi sellised natuke siit, natuke sealt. Ja, ehk siis ikka jälle tahan tulla sinna selle teema juurde, et mis on tähtsam, kas missioon või siis sinu sünnipäev. Ütlen veel kord, väga olulised on mõlemad. Nii, siin enne kui ma hakkasin seda tegema, seda videot, ma natuke mõtisklesin, kuidas teile mingisugune näide tuua. Nii, selleks, et kell näitaks õiget kellaaega. Selleks peab kell olema ju korras, eks ju. Ehk siis suur seier ja väike seier peavad tegema oma tööd. Nad peavad liikuma õiges kohas, õiges pesas. Ja ma vaatan, see vanem koer on jube aeglane. Ja nad peavad õigesti liikuma. Ehk siis see mootor peab korras olema. Ja siis samamoodi ka patareid peavad seal sees olema, eks ju. Nii, siis ma ütlen niimoodi, need, kes on juba sünnikaarti saanud, siis te teate, mida ma selle all mõtlen. Et kujutage ette, et see on 5 nurk. See minu sünnikaarti see põhi, mille peal ma siis seda teen. 5 nurgas on 5 kolmnurka, mida ma käin läbi. Sünnikaardis on siis esimene kolmnurk on see, et kes sina oled. Suulises ma räägin siis sinu lapsepõlvest ka seal, et kus sa tunned ennast siis ära, siis kirjalikust sa seda ei saa. Ja siis vaimsuse kolmnurgas, seal ma räägin siis sina seesmiselt sinu hinge tasandil, siis räägin sinu ametit, see on 3. kolmnurk ja siis ka suhted eelkõige iseendasse ja siis analüüsin sinna juurde veel ka sinu elukaaslasega või siis näiteks kas või töökaaslasega, mida iganes, sõltub, mis sul nagu kõige olulisem on. Soovitan muidugi seda elukaaslasega seal kõige rohkem, sealt tuleb natuke rohkem sellist muud asja ka välja. Nii, aga ja siis tervise kolmnurk. Ehk siis vaata, 5 nurgas on 5 kolmnurka ja ma käin kõik need läbi. Ehk siis kui nüüd võtame selle kella näite, siis need ongi suur seier, väike seier, siis on seal igasuguseid neid hammasrattaid on ju, siis patareid ka veel lõpuks. Ehk siis lõpuks ongi see missioon. Aga missioon ei aktiviseeru enne, kui sa ei ole saanud toimima kõik need oma kolmnurgad. Ehk siis kui sa ei ole aru saanud, mis on sinu miinused. Teate, siin ühes analüüsis tuleb nii palju välja. Tuli isiksuse kolmnurgast välja, tuli vaimse kolmnurgast välja. Ja kõik räägivad justkui ühte ja seda sama, et on agressioon. Inimene ise justkui tundub, issand, teate, tatikas on ka siin. No päriselt nagu, kõik seened on juba väljas. Nad täiesti hüppasin jälle teisele lainele, on ju. Püsimatu, mina siis. Ja appi kui suur veel, ma pean teile näitama kohe, ma ei saa. Ma räägin siis pärast edasi. On päris nitsivoo seene. Nii, okei. Ehk siis on agressiooni hästi palju sellel inimesel. See tuleb igast kohast välja. Ja isegi ameti kolmnurgast tuleb see välja. Ma pole veel taga jõudnud siis vestlema, aga ehk siis tema on siis selle esimese paketi võtnud ja ma teen häälsõnumitega ja siis mind kohe nagu väga huvitab, mis asi see siis on. Mis ma ise arvan eelkõige seda, et inimene on lihtsalt alla surunud ennast hästi palju ja tal on sees iseendaga hästi palju agressiooni. Ehk siis teate, ma olen arvatavasti ise seda elanud ka läbi, mis ma 47 praegu on ju. Ma kujutan ette, et kogu selle aja, ehk siis nüüd võib-olla siis ütleme kas 46, see andis järgi natukene nüüd mingi paar aastat tagasi, kus ma loobusin, et rohkem ma maski ei kanna. See on see, mis meil üleüldse kõigil on see probleem, et me surume maha mingid teatud oma vajadused ja siis me teeme kõik selleks, et teistel oleks hea.
mina ise kujutan ette, et see on see agressioon. Ja see, et kas inimene hakkab sellega lõpuks nii ära harjuma, et ta ei saagi enam aru, et ta teeb midagi endale nagu valesti ja miks need asjad kõik tökivad, lähevad suhted nässu ja siis sa kogu aeg naeratad kõigile, aga tegelikult sees on sul niimoodi, et sa tahad juba ennast ribadeks sikutada. Ma loodan, et sa saad aru, mida ma räägin. Ma arvan, et üle ühe eestlase meil on kõigil see kuradi jama sees. Me tahame nagu olla head. Võib-olla nüüd tänapäeva Eesti on hoopis teistsugune, ma elan ise juba pikemat aega mujal, aga ega siis siin jätkub täpselt seesama asi. Ja seda ükskõik, kus riigis sa elad, siis minu meelest on kõigil seda. Soomlased on täpselt samasugused. Naeratavad näkku, nemad on veel paremad valetajad minu meelest. Nad näitavad, et kõik avab see väga hästi, aga tegelikult kui sa natukene kuuled rohkem, siis mõtled, et appikene, et mul ei ole nagu mitte midagi viga võrreldes temaga. Aga noh, nii palju soomlastest siis. Aga jaa, see seesmine agressioon. Ehk siis see meie suurseier ja väikeseier seal sees lihtsalt laperdavad täiesti mingit oma aega, oma suunda. Ja mis missioonist me siis räägime? Inimene küsib, mis ta on elutee number, ütleb seda. Mina vaatan siis oma sünnikaardi analüüsis natukene teistmoodi. Ma vaatan 3 numbrit seal ja sealt tuleb siis välja, et kes sa oled, mida sa tegema pead ja kuidas seda tegema pead. See on natukene laiem. Ja teate, ma toon siis nagu näite. Issand, mul oli enne üks hästi hea näide. Et sinu elumissioon, näiteks see, mis minul siis näiteks sünnikaardist välja tuleb, on see, et sa oled vaimne õpetaja. Ehk siis see kood on selline nagu 5, 10, 15. Aga see seesmiselt absoluutselt iseendasse ei usu. Ja sul on seal oma isiksuse kolmnurgas, vaimsuse kolmnurgas ja raha kolmnurgas ja kõik tervise ja suhete kolmnurgas nagu täiesti tõkkeid täis, ehk siis miinuseid on nii palju ja igal poolt tuleb välja, et suhted vanematega on vaja korda ajada, siis on see, et sul on seesmine agressioon, siis saate aru, ma lihtsalt vaatan ja ahmin õhku ja siis inimene peab tegelikult saama vaimseks õpetajaks. Ma nagu küsin päriselt, et kus kohast ta seda saab siis endale lubada, kui tal on iseendaga nagu siga palju probleeme. Tegelikult see on täiesti minu näide, sellepärast, et mina nagu ma tahan jõudselt seda sõna ütelda, aga see on nii kole sõna. Okei, mul jäi karp lahti, see on ilusam sõna. Et kui ma nägin seda, et minu kood, ehk siis minu missioon on vaimne õpetaja ja ma saan seesmiselt väga hästi aru, et mul on kogu aeg olnud selline vajadus justkui anda midagi edasi. Aga ma olen oma mokka kinni hoidnud sellepärast, et kes meid ikka kuulab. Seepärast, et kui siin nüüd nagu hästi palju siis rääkida üleüldse, mis kunagi on toimunud, siis on see, et on hästi palju kiusatud, alavääristatud, maha sikutatud üleüldse, kes ma selline olen, et parem oleks, kui ma poleks üldse sündinud. Aga teate, sellisel juhul ongi see kõige krõbedam, kõige mõnusam. Sina, kes sa ennast ära tunned ja see, et kui sind lapsepõlves on väga palju kiusatud, eriti koolis, ma väga tänulik nendele põhikooli kiusajatele. Ma olen selline visahing 3, et ei andnud järgi ja üleüldse kõik asjad siin elus toimuvad põhjusega, et mis ma ikka siin kiusan, et ma olen kõigile tänulik, iseendale ka eelkõige. Vastu pidasin kurat. Ja, et aga, et teate, kui paljudel on sellised huvitavad missioonid, mis sealt välja tuleb ja õnneks on selliseid vaimse, mis oli vaimne koolitaja? Issa, mis ma nüüd ütlesin enne? Ülleks assi. See kood 5, 10, 15. Selliseid on veel. Ma pole ainuke, ärge arvake, et ma olen siin selline juba super cool mutt. Aga selleks, et seda aktiviseerida, selleks on vaja iseendaga enne kõik asjad jonksu keerata. Mina olen juba heal teel, ütlen niimoodi, sellepärast, et ma olen aru saanud oma miinustest ja tegelen nendega ja suur osa on nendest juba võidetud. Noh, eelkõige number 1 on see, et ma enam ei pea maski. Ma ei valeta enam iseendale eelkõige, jah. Sellepärast, et tegelikult me elame iseendaga hommikust õhtuni koos. Inimesed, kes meie ellu tulevad ja lähevad, nad lihtsalt tulevad ja peegeldavad meile midagi. Lihtsalt, et saavutada see nutikus ja aru saada, mida ta mulle praegu ütles. Ka samamoodi need lapsed meie elus, meie elukaaslased meie elus, nad ju kogu aeg tegelikult peegeldavad. Kõige rohkem nad peegeldavad minu arvates seda, mida me ei julge teha. Nii nagu ma ütlesin teile, et minu 2 viimast suhet enne seda praegust, nad ju tegelikult kogu aeg õpetasid ja lausa karjusid juba mulle seda, et hakka õppima ütlema ei. Ütle ei siis, kui sulle see ei meeldi. Seepärast, et päevast päeva oligi lihtsalt seda, mis mulle ei meeldi, nii ma pidin kogu aeg maski kandma. Aga noh, siin vaata, sul on oma lugu, ma olen väga tänulik, kui sa jagad minuga.
sa võid seda jagada täpselt sinna, nagu ma olen öelnud, et numbrittekeel@gmail.com, mina loen neid kirju seal. Siis kui julged, siis ma olen tegelikult väga-väga tänulik teile, et hästi paljud on kommenteerinud siia videote alla. Ja ma arvan, et selliseid visa-hing-kolmesid on nagu meid väga palju. Ja ma olen väga õnnelik meie kõigi üle. Ja kõige huvitavam on üks asi, ma just enne jagasin teile ka üks selline missioon, kus on 9, 9, 18 või siis vastupidi 18, 9, 9. Teate, ka neid inimesi on meil siin olemas. Ja mis te arvate, kes nad on? Nad on need vaimsed esoteerikud ja juhid. Ja ühe naisega õnneks mul oli selles suhtes nii mõnus kontakt ja arusaamine, et tema on sellest juba ammu saanud aru, et see niimoodi on. Ja ta arendabki ennast. Alguses oli tal kuidagi väga raske endaga aru saada, et see niimoodi läheb. Aga kõik teed viisid nagu Rooma, ütleme siis niimoodi. Ja üks klient, kellel on seesama missioon, teda nagu justkui kogu aeg universum juhatab sinna. Ja tal on, ma saan aru, ma praegu nagu saan väga hästi kõigest selles suhtes aru, kui sul kisub probleemidesse kogu aeg, eriti kui sul on missioon 18, 9, 9, siis sa oled vaimne esoteerik, sa oled tegelikult vaimne juht. Juht selles suhtes, et sa pead inimesi aitama. Ja kui sul elu tökib kogu aeg, tulevad mingid partnerid, kes ajavad sul kõik vussi, nad tulevad ju tegelikult peegeldama sulle, et kuule, hei, võta tagasi nüüd, hakka endaga tegelema, seepärast, et sul satuvad ju probleemsed partnerid. Siis tulevad igasugused sõltuvuse probleemid, see on kõik märk sellest, et sa tahad kõike muud teha, välja arvatud iseendaga tegeleda. Eriti nendel, kellel on 18 ja 18, 9, 9. Lihtsalt megavõimas. Ja siis mis veel, üks näide veel, mis ma tahtsin õudselt rääkida seda, et sünnikaardis need inimesed, kellel on, tulevad 10 välja. Nüüd pange tähele, mitte need, kellel on number 10. Kuidas ma nüüd ütlen, et ma nüüd ei valetaks? Tegelikult need ka, kes on sündinud näiteks oktoobris. Või on 10. päeval sündinud. Ja. Nii, pange siis seda tähele, mis ma praegu ütlesin. Kellel on sünnikaardis, seal tuleb palju numbreid välja. Selliseid numbreid, mida teil sünnipäevas 6 aastas ei ole. Aga ka samuti need, kes on sündinud 10. päeval või siis oktoobris. Siis teiega on selline vahva lugu. See on lihtsalt nüüd minu praktika tähelepanek. Ja see on mega vahva lugu selles suhtes, et teid universum justkui kannab kogu aeg pilvede peal, ehk siis nagu, mitte pilvedega, nagu patjade peal. Teil justkui kogu aeg nagu veab. Aga te üldse ei usalda seda. Teie ei usu üldse sellesse, ma ei ütle nüüd üldse, aga üldjuhul ei usu üldse, et on olemas mingi universum või on mingi jumal või keegi mingi inglid või saad aru, ükskõik, igaüks saab ise välja mõelda, on ju. Näiteks see, mis puus on, ma ei tea, mis puus on. Äkki kask. Vist ei ole. Või siis saad aru, mingi puu lihtsalt kannab sind. Ma ei tea, mõtle ise endale välja mingisugune iidol. Ja, aga teil on see olemas, ehk siis teid kogu aeg kantakse. Ja siis, kui ma satun kokkuvõtt analüüsite tegemisel ja siis töötab, ei, mis asja, ei, mul on kogu aeg nagu üks pask teise järgi, vaata. Siis mõtlengi, et okei, aga see on selles suhtes, et aga kas sul on vedanud alati peale seda? Siis ta ütleb, jaa, on küll jah, et nagu hullult hästi nagu lahend need probleemid. Siis sul on nagu kogu aeg nagu mingi ingel, kes sind kogu aeg nagu kannab. Aga üldjuhul nad ei usu sellesse. Et nii ongi. Minul muidu ei ole 10, aga mul, üks tädi tuleb meil selle taga. Aga sünnikaardist tuleb mul number 10 välja. Ja see on just vaimsuse kolmnurgas ja liigub sinna ametite poole, mis tähendab siis seda, et mul on ka universumi tugi ja ma olen alati uskunud ja lootnud selle peale, et kogu aeg on keegi, kes aitab mind. Nii, nüüd mu koer lähebki sinna. Vaatame hüüan. Lussi! Ma loodan väga, et see vile ei katkestanud teie kuulamist. Niisiis, mina soovin teile kõigile head jaanipäeva. Et ma loodan väga, et te saite aru, mida ma teile rääkisin. Lihtsalt suur vajadus oli teile rääkida seda, et mitte ainult see missioon ei ole oluline, see on ka oluline. Kui sa tead nagu lõppeesmärki, kuhu sa lähed. Ja ka minu pakettides on ainult võimalik saada endale see missioon.
seal on natuke karma ülesandeid, mis on ka olulised ja siis see missioon ainult võtta. Ehk siis need on ka väga head teada, kui sa oled juba omast arust hästi palju nagu paska elus ära söönud, ütleme niimoodi, ja sul on tunne, et sa saad juba väga hästi hakkama, et justkui nagu veel midagi on puudu, vot siis lihtsalt see võib olla missiooni teadmine, see ei ole päris see elude number ainult, seal on natuke midagi muud, mis ma sulle annan teada. Et seda on hea teada, kuhu poole näiteks oma eesmärk hakata seadma. Et aga jaa, vahvat jaanipäeva ja hoidke teineteist ja vaadake, et need kellad teil õiged oleksid. Et hammasrattad töötaksid õiges suunas ja patareid oleksid alati värsked sees. Ja minu käekell ei vajagi patareisid, kujutate ette, seda tahab ainult saada nüüd elektrit. Kuhu maailma läheb, varsti pole üldse mitte midagi vaja. Okei, tšauki-pauki, mina olen Merike ja numbrite keel.